Risti Johannese selline sõnum oli just väga niisugune isiklik inimestele. seal olid inimesed, kes kuulasid ja see oli suunatud nagu just isikutele. aga tänane see sõnum, mida ma jagama hakkan, on selline, mis on tegelikult suunatud rohkem riikidele ja rahvastele ja linnadele ja ütleme nagu sellises mõttes, sest et Jumal ei räägi mitte üksikisikutega, vaid ta räägib ka rahvastega, ta räägib linnadega, nii nagu me Jeesuse sõnadest teame, et kohtupäeval on mõnel linnal hõlpsam põli ja sellepärast on see nii, et kord oleme me rahvana Jumala ees, kord oleme me linnadena Jumala ees ja võrukad, me peame ka seal Jumala ees kord olema. Ja sellepärast on see nii, et väga tähtis on see, et me täna juba oleksime nagu seda nagu mõistmas, et Jumala jaoks läheb tegelikult väga korda see. Sest et vaata, meie, kes me elame Võrus, Jumal teab meie võimalusi, ta teab, millise sõnaga meid toidetakse, milline valgus on siin olemas, ta teab täpselt kõike seda. Ja vastavalt nendele võimalustele, mida ta sellele linnale üle selle 200 aasta, mis siin on olnud seda linna, on kinkinud, vastavalt sellele tegelikult kõik need põlvkonnad on õieti tegelikult hinnatud kord Jumala ees ja lahendused tulevad. Ja sellepärast on väga oluline tähtis, et me näeksime seda nagu seda suuremat pilti ka. Nüüd on nii, et nii nagu ma olen siin mitmel korral rääkinud prohvet Aamose raamatust, ma täna kõigepealt algan kohe Aamose raamatu sõnadega ja ma võtan siit Aamose raamatu 7. peatükist ja loen 9. salmist kuni seal kuskile 11. vähemalt, jah. Ja siis on öeldud, vaid Iisaki ohvrikünkad hävitatakse ja Iisraeli pühamut rüüstatakse ja ma tõusen mõõgaga Jerobeami soo vastu. Amasja Peeteli preester läkitas siis Iisraeli kuningale Jerobeamile ütlema, Aamos peab salanõu sinu vastu Iisraeli soo keskel. Ma ei suuda taluda kõiki tema sõnu, sest Aamos on öelnud nõnda. Jerobeam sureb mõõga läbi ja Iisrael viiakse vangi ära oma enese maalt. No nüüd on niisugune lugu. Teate, neid Jerobeame oli Iisraeli riigil 2 ja ma olen üsna kindel, et kui Aamos neid Jerobeami kohta öeldud sõnu ütles, siis ta ütles selle esimese Jerobeami kohta. Aga sellel hetkel, kui Aamos seda oli rääkimas, oli Iisraelis seal Põhjariigis oli valitsemas teine Jerobeam. Ja nii kui see Aamose raamat algab, et Iisraeli kuninga Jerobeami Joase poja päevil. 2 aastat enne seda maa värisemist Aamos on kuulutamas. Aga vaata, nüüd nimed on sarnased ja see ajas segadusse küll. Ja sellepärast naljakas on natukese näha, et preester, kes kuulis selle prohveti sõnu, nüüd ütleme prohvet Aamose sõnu, siis tema mõtles sedasi, et Jerobeamist ta rääkis ja jooksis kähku kuninga juurde, ütles, et kuule, kuningas, nüüd on siin see prohvet Aamos on siin ja ta kavatseb sulle mõõgaga kallale tulla ja kutsub seda needust sulle praegusel hetkel, peab salanõu sinu vastu Iisraeli soo keskel. Ja ma ei suuda seda taluda enam seda kõiki neid sõnu, mida ta on rääkimas. Ja siis ütleme, nad hakkavadki ära ajama, et kuule, mine üldse Juudasse ja räägi seal ja ära see Iisraeli rääkima tule. No ütleme, toimub selline moment. Ja teate, kallid, see on selline lugu tänasel õhtul ka, et ega ma väga lihtsalt ei tahagi täna teile rääkida, et lihtsalt mingit lehvitamist teha ja et olge tublid, vaid ma tahaks uskuda sedasi, et kes me oleme täna ka Jumala kojas, et me viitsime tegelikult Jumala sõna kuulata. Sest et Aamose raamat on ka, ütleme, selline hoiatav raamat, et vaata, tuleb ka selline hetk ja päev kätte, kus issand saadab nälja tegelikult Jumala sõna järgi. Ja sellepärast on hea, kui see Jumala sõna järgi nälg on meil ka praegusel hetkel juba, et see on see 8. peatükki, need 11. Vaata, tulevad päevad, ütleb issand Jumal, mil ma saadan maale nälja, mitte leiva ja janu, mitte vee järele, vaid issanda sõnade kuulmise järele. Ja sellepärast on see nii, et täna, kui issanda sõna on veel saadaval ja issand on rääkimas, siis parem võtame seda vastu, kuulame, paneme tähele, laseme seda iseendasse, talletame, las tuleb usk meile selle kaudu. Ja sellepärast nii, et väike selline sissejuhatus nagu selliselt. Ja jutt täna tegelikult tuleb Iisraeli riigist ja Iisraeli see riik, kui ta jagunes 2, siis oli selline lugu, et selleks esimeseks kuningaks oligi tegelikult Jerobeam. Ja tema siis, ütleme, kui Salomoni järel see riik laguneb, siis juhtub see selline moment, ma nüüd teengi lahti selle
esimese kuningate 12. peatüki või kuskilt, kus need lood seal peale hakkavad, kus see riik jagunema hakkab ja siis siit hakkame natukese seda nägema. Teate, ja üldse on lugu niimoodi, ka riikidel ja rahvastel, lihtsalt ütlen nagu selle mõtte ka. Salomon oli väga hea kuningas. Kõik oli hästi, rahu oli tema ajal, nii nagu täna need ülistuse ajal tunnistasime rahu, aga kui Salomon lõpetab, siis tegelikult rahu hakkas ära lõppema ka. Sellepärast, et hakkas ebajumalaid teenima ja läks selle koha pealt valele teele ja siis Jumal hakkas tõstma tegelikult talle vaenlasi. Tead, need igal riigil ja rahval on need vaenlased olemas. Need on nagu vähjarakud, mis on tegelikult, mida öeldakse, et on tegelikult iga inimese ihus. Ja sellepärast see on võib-olla nagu halb mõelda, et me iga ihus on ka need vähjarakud nagu valvamas ja olemas. Aga niimoodi öeldakse, et põhimõtteliselt on olemas. Aga nad ei saa võimust, sellepärast et vaenlasel pole põhjust. Ja sellepärast need on lihtsalt tõrjutud, nad istuvad vaikselt kuskil ja ei sega absoluutselt meie elu, me elame rahulikult. Ja nii ka riigid ja rahvad. Kui riigid ja rahvad elavad normaalset elu, siis need vaenlased ei tõuse. Aga Jumal hakkas ise, see on 11.14 esimese kuningast, issand tõstis Salomonile vastaseid, kõigepealt edomlase Hadadi, ja siis ta tõstis temale vastaseks Resvani 23 salm, kus on öeldud sedasi ja igal ühel oli teatud nagu selline oma põhjus ja siis oli ka üks Salomoni sulane Jerobeam, no kes oli vahepeal oli nagu ära põgenenud, oli väga tubli mees olnud ja ka tema tegelikult siis 25 salm on räägitud, et tõstab tema ka siis Salomoni vastaseks. Ja ta ju nüüd otseselt mitte Salomoni päeval ei hakka tegutsema, vaid siis ütleme Salomoni pojapäevil, kui Rehabeam saab kuninga koha ja siis hakkab see Jerobeami aeg ka pihta. Ja prohveteeringud olid ka selle koha pealt. Et niimoodi see juhtub, sest et siinsamas 11 peatükk räägib siin seda lugu, et kuidas üks siis silolane Ahija, 29 salm näiteks ütleb sedasi, et kellel oli uus kuup seljas, juhtub siis Jerobeamile vastu tulema, haarab kinni siis, Ahi haaras kinni sellest uuest kuuest, no tähendab, sellel Jerobeamil oli vist see uus kuub, jah, ja või olgu, kellel see kuub oli, igatahes puruks nad kiskusid ja tükid ära jagasid. Ja sellepärast, ja küsimus oli selles, ühele anti 10 tükki, et 10 suguharu ja siis ütleme, et see oli nagu see pilt sellest, kuidas 10 suguharu saab siis Jerobeamile ja see asi ka hiljem siis sündis. Aga nüüd on nii, et täna, vaata, üks selline väljend on ja ma panengi täna selle sõnumi pealkirjaks ka panen, et Jerobeami patt. Vaata, siin on niimoodi, et terve Iisraeli riigi, selle teise riigi ajalugu kõikide kuningate koha pealt. No ütleme, et üks kuningas ma nähtavasti vaatasin, kes oli 7 päeva kuningas. Tema kohta ei jõutud kirjutada, et ta elas Jerobeami pattudes. Kõikide teiste kohta on öeldud sedasi, et kõik nad tegid seda Jerobeami pattu, selle esimese Jerobeami pattu ja see teine Jerobeam ka põhimõtteliselt tegi seda esimese Jerobeami pattu. Ja need jutud läksid sassi, ütleme seal Aamose raamatus, kui Aamos seal kuulutas, siis ütleme, juhtus nagu see moment ka, kuna nimed olid, eks ühed. Aga nüüd on nii, et kõigepealt võtamegi ühe selle mõtte nagu lahti, et milles seisnes tegelikult siis Jerobeami patt. No riik läks kaheks ja nüüd ütleme, Juuda pool siis jääb sinna Jeruusalemma ja siis see põhjariik siis ütleme, see Iisrael nimega kandev riik, tema jääb Jeruusalemmast ilma. Ta jääb Jumala teenimise paigast ilma ja nüüd juhtuski nagu üks selline põhiline häda ja lugu oli sellised, ei olnud Jumala teenimise kohta. Ja nüüd see Jerobeam oli mures nagu selle koha pealt, et nüüd on niisugune paha lugu, et mida see rahvas hakkab tegema, et vaata, kui tulevad pühad kätte, kuhu nad siis lähevad? No tahavad Jeruusalemma minna. Seepärast, et on harjutud kogu aeg, et kui on pühad, tuleb Jeruusalemma minna. Aga ta kartis selle koha pealt, et vaata, kui tema riigi rahvas sellest 10 suguharust hakkab minema. Teate, põhimõtteliselt, kui seda lugu natukese teame, siis leviidid niikuinii läksid. Vaata, leviidid olid sellised, ütleme, niikuinii nad eriti ei tahtnud olla selle, ütleme, selle Iisraeli selle 10 suguharu keskel, vaata, üks suguharu oli neid ka ju, ja nemad niikuinii läksid sinna Juuda suguharu juurde ja hiilisid ikka sinna põhiliselt kõik sinna Jeruusalemma välja, sellepärast, et see oli nagu nende koht ja nende asi tõesti ka. Aga nüüd muu rahvas ja teised suguharud, nende koha pealt oli siis kuningas seal Jerobeam oli mures, et kuidas siis seda asja lahendada ja siis 12 peatükk ja 28 salm ütleb nii, ja kuningas pidas nõu, valmistas siis 2 kuldvasikat ja ütles rahvale, saagu teile küllalt Jeruusalemma minekust. Vaata, Iisrael, siin on sinu jumalad, kes tõid sind ära Egiptuse maalt. Ja ta pani ühe Peetelisse ja teise Taani.
sellest aga tuli patt, et rahvas läks neist ühe juurde kuni Taanini. Ja Jerobeam ehitas ohvriküngastele siis kodasid ning seadis preestreid, igasugu rahvast, kes ei olnud leviidid. Ja seadis 8. kuu 15. päevale samasuguse püha nagu Juudamaal ja läks ise üles altarile. Ja ütleme, siit on enam-vähem, olen välja lugenud praegusel hetkel kõik, ütleme, need momendid, mida ta tegi. Üks asi, ta tegi Jumala teenimise paiga, ta tegi Jumalat ka. Nii nagu ütleme, et Iisrael alguses seal kõrberännakul tegid ka selle vasika, mille Mooses ära hävitas. Aga nüüd on jälle, ei osata midagi muud teha, et kuule, teeme paar vasikat ja ütleme, et need ongi need jumalad. Egiptusest tulnud rahvas, vaata see vasikas oli selline positsioon niikuinii kuidagi kergelt olemas, et see tuli nagu kohe mõttesse. Ja seda ta tegi. Ja siis, vaata, ja siis oli, pühad pandi ka samal ajale. Sellepärast, et vaata, et ütleme, et see on olnud läbi aegade niimoodi, et vaata, kui mõni kogudus teeb vahest nagu konverentsi, siis mõni selline kogudus, kes on mures, et tema liikmed äkki lähevad sinna, siis teeme ise ka midagi. Et et muidu nad lähevad sinna, aga et meil on ka. Ja nii nagu kommunistidel oli mure, et kui oli jõululaupäeva õhtu, siis nad tegid partei nõupidamise, et kommunistid nõrgaks ei läheks mitte jõululaupäeva õhtul kirikusse. Nad tegid siis just jõululaupäeva õhtul, tegid oma nõupidamise ka. Et lihtsalt hoida oma rahvast. Ja see on täiesti selline, niisugune inimlik nipp. Ja sellepärast, aga ütleme, et Jerobeam tegi kõike, võiks ütelda neid asju. Ja nüüd on niimoodi, et vaata, see Jerobeami patt, see võib olla Uue Testamendi ajal ka. Vaata, see on see ise tehtud Jumala teenistus. Oma peaga mõtled välja, hakkad ise tegema. Lihtsalt mõtlen välja. Tegelikult Jumalat tuleb teenida nii, kuidas Jumal meid kutsub. Vaata, tuleb teenida nendes paikades ja kohtades, mida Jumal valib. Vaata, see on täiesti niimoodi, et Jumalal on õigus niimoodi, et vaata, ta läkitab oma sulased, sinna linna mine, sinna ei lähe, tead, eks. Ja vaata, ja kuidas meie oma mõistusega võime teisiti mõelda, et meil on niisugune tunne, et nagu sõna ütleb, et tuleb kõikjale minna, et minge kõike maailma. Aga Paulus ikkagi nagu kuulab seda, et kuhu ma siis lähen või ei lähe, tead. Öeldi küll, et igal poole võib minna. Aga ikkagi on Jumala vaim ja Jeesuse vaim on takistamas, ta ei saa igale poole minna. Lisaks sellele on need Jumala seadmised, kuidas seda tuleb teha. Vaata, esimene telk, kui Mooses teeb, ta teeb täpselt tegelikult selle eeskuju järgi, kuidas seda tegema pidi. Nüüd on juba tempel olemas sellel ajal, millest me praegusel hetkel räägime ja vaata, see kõik tegelikult oli. Templi asukohtki oli niimoodi, et see ei tulnud mitte mingisuguse juhusena, vaid see tuli täpselt sinna, kuhu ta tulema pidi. Ja sellepärast me täna ei lasku nendesse kohtade uurimisse, et kuidas need tulid, eks. Aga lihtsalt nimetan sedasi. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et ja põhimõtteliselt on nii ka, et ka praegusel ajal tee kindlaks oma kutsumine, valik, mida sa tegema pead ja sa ei pea mitte midagi muud tegema, mida issand su käest ei oota. Sest see, mida sa ise teed, see Jumalale ei meeldi. Jumalale ei meeldi tegelikult meie tehtud asjad. Jumalale meeldib kuulekus. Ja sellepärast on see nii, et aga ja meie vahest inimestena oma agaruses tahaksime nagu midagi pakkuda, sest mõtleme, et et meil ka seda tarkust. Aga isegi kõige rohkem tegelikult Jumalale meeldib see, kui me lihtsalt oleme talle kuulekad. Ja sellepärast ära läkita iseennast, ütlen väga otseselt, ja ära võta neid igasugu kergeid läkitajaid, kes on, sest et teate, vahest tulevad külalised kogudusse, õnnistatakse sul kohe kõik nad ära, ei tea, mis asjaks, tead, ja nagu pauguga tullakse kohale. Aga ära võta niisuguseid asju tegelikult tõsiselt, sellepärast, et vaata, kui Jumal sulle pole rääkinud, siis see külaline ei räägi sulle tühjagi ja sellepärast on see nii, et sa ei pea mitte neid lugusid nagu kuidagi selliselt vastu võtma. Kui Jumal tahab rääkida, küll ta räägib sulle. Me näeme sedasi, et tahtis Jerobeami kuningaks saada, saatis Ahija sinna, olid kahekesi tee peal, tehti kõik asjad selgeks. Kes sa oled, miks sa oled ja mida sa tegema pead. Ja sellepärast ma ütlen, et Jerobeami pattu me võime teha siis just sellisel moel, kui meie Jumala teenimine on niisugune ise korraldatud. Ja igasugu rahvast, keda pandi seal, ütleme ka preestriteks. Hiljem on öeldud, et kõik, kes tahtsid, kõik said nagu selle koha, sest leviite ei olnud ja siis oli niimoodi, et igasugu preestrid, kõik, ütleme, toimus selliselt, et ma usun sedasi, et nüüd mõistad seda, et mis seal on paar asja. Ebajumalad, esiteks on, mis on Jumalale Jerobeami patuks. Ta tegi need vasikad ja teine asi on see, et see kõik tegelikult oli just niimoodi ise organiseeritud. Lihtsalt ise organiseeritud ja selle nimel, et nagu hoida inimesi nagu sellisest tõelisest Jumala teenimisest eemal. Et nagu ütleme, et sellises mõttes. Nii et jäägu see sulle nagu meelde selle koha pealt ja tuletagu püha vaim nagu meelde õige koha peal, et meie ei teeks Jerobeami pattu.
ja nüüd nii, nagu see kuningas Jerobeam andis suuna sisse sellele põhja siis riigile Iisraelile, nii see läks kuni lõpuni välja, terve eksisteerimise aeg. Terve see aeg kuni lõpuni välja, kõik tegelikult kuningad olid, põhimõtteliselt olid selles Jerobeami patus. Viimase kuninga koha pealt on natuke kirjutatud, et ta natukese nagu tegi üldse vähem pattu. Muidu see oli, isegi oli see järjest kogu aeg nagu oli kasvav, isegi on nagu räägitud sellest, et järgmine kuningas aina rohkem ja rohkem tegelikult eksis ja Jumala vastu tegi neid selliseid asju. Nüüd ütleme, kohe, kui siis Jerobeam on oma selle vale jumalateenistusega nagu valmis saanud, Jumal läkitab Juudast ühe mehe Beetelisse, see 13. peatükk räägib, issanda käsul tuleb üks mees ja ütleb siis seal altari juures, altar, 13.2, no ta ütleb, issand, vaata, Taaveti soole sünnib poeg, Joosia nimi. Ja tema tapab su peal ohvriküngaste ja preestreid, kes suitsutavad su peal ja su peal põletatakse inimluid. Nüüd teate, see sõnum, ma panen umbes selle nagu sellise, no ütleme, et see oli 3 sajandit, tegelikult ütles ette sellel hetkel, et Joosia tuli umbes 300 pärast ja see oli siis juba Juuda kuningas, kes toimetas, Iisrael enam ei olnud. Ja siis oli niimoodi, et Juuda kuningas oli siis see Joosia, kes siis seda tegi ja mille koha pealt see jumalamees, kes Juudast tuli Beetelisse, juba kuulutas ette. Ja seal oli niimoodi, aga see kuningas Jerobeam vaatas, et üks tuleb ja veel julgeb häält ka teha. Ütles, et võtke ta kinni, sirutas oma käe ja siis nagu ta käe sirutas, ta käsi kuivetus ja ta ei saanud oma kätt tagasi, siis ta palus, et kuule, et leevenda mu kätt praegusel hetkel ja ta sai oma käe siis tagasi, sest et see nagu kuivetuse jäi selliselt lihtsalt ta sinna ette seisma. Nii kaua, kui jumalamees siis tähendab, lubas sellel käel jälle tagasi minna. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et see oli nagu selline tegelikult väga tõsine nagu selline hoiatus. Ja nüüd 13. peatüki lõpusalmidest ma võin lugeda ka sedasi, et vaata, lihtsalt, et me mõistaksime, jumala sõna lihtsalt kõik ju tegelikult sünnib. Sest see asi sünnib tõesti, mis ta issanda käsu lüüdis Beetelis oleva altari ja kõigi Samaaria linnades olevate ohvrikodade kohta või vastu. Pärast seda lugu ei pöördunud Jerobeam ometi mitte oma kurjalt teelt, vaid seadis jälle ohvriküngastele preestrid igasugu rahvast, kes aga soovis, selle käe ta täitis ja see sai ohvrikünka preestriks. Ja see sai patuks Jerobeami soole, põhjuseks seda hukata ja maa pealt hävitada. Ja nüüd on niimoodi, et ütleme, et põhimõtteliselt on väga raske lugu tegelikult on niimoodi, et vaata, üks kuningas tegelikult elas sellist elu, et ta sai ka ühesõnaga ise hävitajaks oma järeltulevale soole. Ja sellepärast, et see sai põhjuseks, et seda siis teda hukata ja just tema järeltulevat sugu ja maa pealt hävitada ja kaotada. Ja kohe juhtubki tegelikult on niimoodi, et tema poeg Abija, Jerobeami poeg üks, haigestub, jääb haigeks ja nüüd on niimoodi, et Jerobeam, kellel olid küll need vasikad olemas seal, eks, Beetelis ja Taanis, ei ta lähe nende vasikate juurde uurima ja küsima, et mis nüüd edasi saab, vaid ta ütleb oma naisele, kuule, moonda ennast ära ja mine nüüd selle mehe juurde, mine sinna Siilosse, Ahija juurde, kes mulle rääkis, et ma kuningaks sain. Ja mine nüüd uuri järgi, et mis juhtub minu pojaga, et kas ta jääb elama, kas ta saab terveks, kuidas on. Ja naine teebki nii, nagu ta siis mees käskis, moondab ennast ära, aga Jumal ilmutab Ahijale, et Jerobeami naine tuleb ja siis ta kohe paljastab teda, ütleb, et miks sa niimoodi tuled moondatult ja olgugi, et ta nägemine oli ka veel täitsa vilets, aga lihtsalt Jumal ilmutas. Ja tegelikult on seal nii väga tegelikult, ütleme, rasked sõnad tegelikult, mida ta kuulda saab. Sest see, vaata, see hävitus, see needus, mis nüüd Jerobeam enda peale oli tõmmanud, see hakkas nagu tööle kohe ta ühest pojast. Ja 10. salm siit ma loen siis 14. peatükist. Seepärast vaata, ma saadan mina siis Jerobeami soole õnnetuse ja hävitan Jerobeamilt meesolendeid, nii hästi orjad kui vabad Iisraelis. Ma pühin Jerobeami soo järelt, otse kui pühitakse sõnnikud, kuni see lõpeb. Kes Jerobeami omadest surevad linnas, neid söövad koerad, kes surevad väljal, neid söövad taevalinnud, sest issand on rääkinud. Sina aga tõuse ja mine oma kotta ja niipea, kui su jalg jõuab linna, sureb laps. Sellele naisele ta praegu need jutud tegelikult räägib. Ja siis oli ka veel sellest, et ainukene Jerobeami soost, keda üldse, kellele tehakse matuseid, on see poeg, kes siin praegusel hetkel oli haige. Et teistel üldse matuseid ka ei tule. Ja ütleme, kuidas ütleme,
ütleme, võib juhtuda, sellepärast kallid, ma ütlen, et see on nagu eriline eesõigus, kui meid saab maetud, kui meid saab viisakalt maetud, see on nagu ütleme, kuidas ütelda, see on nagu üks austusavaldus veel, mida Jumal meile kingib. aga vaata, kui seegi nagu võetakse nagu käest ära, et isegi seda ei kingita, me näeme, siis on see selline lugu. no ja nii, ja mitte ainult seda, et ütleme, et siin on samamoodi on edasi, tegelikult annab ta selge sõnumi ka sellepärast ja ta annab Iisraeli ära, 16 salm siin, Jerobeami pattude pärast, mida ta on teinud ja millega ta on saatnud Iisraeli pattu tegema. ja sellepärast, kallid, vaata, nüüd on niimoodi, et nendele riikidele ja rahvastele, millest ma täna hakkasin natukese nagu rääkima, tegelikult mõjuvad, kõige rohkem mõjuvad kuningad. ja sellepärast tuleb nende pärast paluda. ja meil on kiusatus paluda heade pärast ja halbade pärast mitte paluda. tegelikult need halbade pärast tuleks rohkem paluda. sellepärast, et vaata, need, kes halba teevad, kes valet teevad, need on tervele rahvale õnnetuseks. aga meil on niisugune kiusatus, et me otsime tegelikult ideaalseid, ütleme, valitsejaid. me otsime praegu ka neid ideaalseid valitsejaid. meil on vahest nagu valimistel, nüüd me leidsime ideaalse. Ameerikal enam-vähem see niimoodi just oligi nii. aga praegu enam kõigil see enam nii ideaalne ei ole, aga võib-olla ta ongi ideaalne, kus me seda teame. ütleme, et keegi pole patuta, põhimõtteliselt on see niikuinii nagu selle koha pealt ja kui ma nüüd ütleme, et kõik need Iisraeli kuningad läbi võtsin, seal on peaaegu polegi neid ideaalseid. no kõik on nad niisugused kiivas kuskile poole, sest nad kõik tegid neid Jerobeami patte, nad ei suuda, mõni oli niimoodi, et need aserakujud viskas minema, paalidele ka lükkas ära, aga need vasikad jättis ikkagi. sellepärast, et vaata, see oli nagu mingi riigi algusest loodud asi ja seda rada nad nagu kõik käisid. ja sellepärast, aga seal ütleme, kohe kuulutatakse ette selle ahja poolt seda samamoodi siis, et kuule, niisugune lugu, et see saab tegelikult saatuslikuks ka tegelikult siis ka tervele Iisraelile, et Iisraeli riik lõpeb ära selle pärast. ja kui sul on nüüd meeles, mida ma alguses lugesin, mida Amos rääkis, kui ta läks Iisraeli ja kui ta seal Peetelis olles rääkis seda. ta rääkis ennem, ta oli esimene, kes hakkas rääkima prohvetitest siis nagu seda, siis sellel perioodil enne selle Iisraeli riigi hävingut hakkas sellest asjast rääkima. aga ütleme, ta rääkis tegelikult juba nagu seda vana lugu, nagu seda esimese Jerobeami aegset lugu nagu meelde tuletades ja nii, et ja need asjad tegelikult läksid ju tegelikult täide ka. ja nii on, nii et lihtsalt oleme vaatamas täna Iisraeli kaudu, Juhan Liiv ütles, et Eesti ja Iisrael, need paneme kokku, sellepärast, kallid, see, mis juhtub juudile, see juhtub kreeklasele, juudile esiti, ja siis kreeklasele ja siis eestlasele. ja sellepärast on see nii, et me peame nagu mõistma sedasi, et see, mida me loeme siit Jumala sõnast, see puudutab tegelikult meid. ja küsimus on selles, kui meie teenime ebajumalaid, kui me Jumalat ei teeni, siis sellises ohus me tegelikult oleme. et meid lihtsalt pühitakse ära, lihtsalt on selline lugu. kiitus Jumalale, kolmapäeva õhtu ja sa vaata, on tulnud inimesi Jumala kotta, kes on lihtsalt võtnud selle jaoks aega, et mitte midagi muud siit ei saa, kui palvetada ja laulda ja natuke Jumala sõna kuulata ja tuletegi. see on tegelikult Jumala jaoks on tegelikult see väga, väga suur asi, et on üldse olemas need inimesed, kes nagu on valmis tegelikult seda tegema ja sellepärast kiitus Jumalale, et näed, täna me võime oma maal ja rahval tegelikult õnnistuseks olla, sest et Jumal otsib neid, kes teda tões ja vaimus kummardavad ja otsivad, Jumal otsib neid, kes on kedagi mõistlikku, kes otsib teda. ja sellepärast on see nii, et Jumal muidugi teab, mida me siit täna otsime ka. võib-olla kõik motiivid ei olegi head, vahest on sellised isekad ja värgid, pangu Jumal korda need asjad ka. ja sellepärast ärgu olgu ühtegi vale motiivi. olgu see, et me tulime täna issanda ja tema sõna pärast ja armastusest tema vastu, see on see kõige tähtsam põhjuse asi tegelikult, mis peaks olema. ja vaata, see ongi niimoodi, et põhimõtteliselt oli see nagu ühe niisuguse mõtte, mida sain ka veel kõiki neid asju nagu mõeldes. et vaata, see oli nagu teise ja kolmanda käsu rikkumine. ärgu sul olgu muid jumalaid. ütleme, et käsud olid ju ammu olemas. nüüd ütleme sellises mõttes ja ega see Põhjariik siis nüüd käskusid ei saanud ära unustada. Need 10 käsku ikka meeles olid, kui nad ka eraldi riigis olid seal. ja siis see siis see kolmas käsk ütles, et sa ei tohi ühtegi kujutist teha ja teed need vasikad, eks. et 2 käsku pandi täiega kohe niimoodi kõrvale, öeldi, et teised jumalad ja teeme kujud ka ja vahet ei ole, tead. ja põhimõtteliselt oli see vastuhakka esimesele käsule, et armasta Jumalat.
nii et nad panid esimese pauguga seal Iisraelis panid 3 käsku täie pauguga kõrvale. noh, ütleme sellises mõttes. olgugi, et noh, ütleme pühasid ja päevasid ja võib-olla hingamispäevasid ja kõike nad hakkasid pidama, et samal ajal asjad oleksid. aga ütleme, 3 esimest tähtsat käsku lükati täitsa kõrvale ära. ja sellepärast, kallid, noh, nii lihtsalt selle rahvaga juhtus. aga nüüd on nii, et ma võtangi niimoodi, et ma võtan seda nagu sellist pilti veel selle koha pealt. ja vaata, kuidas see hävinguga on, aga miks see nii kaua nagu hävib, nagu see riik? et miks ta nagu, noh, miks ta ei hävinud kohe, et nüüd esimene kuningas Jerobeam jama korraldas ära, et teeme selle riigile korraga lõpu, et ei lasegi tal nagu eriti sündida. ta on ikkagi ju, noh, ütleme päris pika aja, mis ta on, mida jumal talle siis kingib, ja nüüd on see selline lugu, et teate, milles lugu on? vaata, jumalat oli inimeste südametes. see oli nagu Nõukogude Liidu ajal, öeldi, jumalat ei ole. noh, Partorg ütles ja need suured lektorid ja värgid, et tulid, teatasid, et jumalat ei ole. Gagarin ka veel teatas hiljem, no kõik teatasid, et jumalat ei ole. aga tegelikult inimeste südametes oli jumal. sest nad uskusid jumalasse, nad palusid, jumal kuulis nende palveid, vastas nende palvetele ja põhimõtteliselt oli nii, et öeldi isegi, et kommunistid elasid ka nii, et jumal oli olemas. sellepärast, et vaata, et see jumal oli eelnevates põlvkondades, seda ei saanud lihtsalt ühe ütlemisega ütelda, et teda ei ole. et siis teda ei ole, südametes oli. aga teate, mis juhtuski siis Nõukogude aeg nende aastakümnetega? tegigi nii, et inimesed hakkasid elama niimoodi, et jumalat ei ole. ja vaata, siis isegi see järgne aeg tuli see ohtlik aeg. sellepärast, et vaata, siis alguses elati niimoodi, öeldi küll, et ei ole, aga elati ikka nagu jumala ees. aga hiljem juhtus see niimoodi, et tegelikkuses inimesed hakkasidki nagu seda uskuma ja hakkasidki elama nagu selliselt. ja vaata, ja siis oli niimoodi, et ega sellepärast see Nõukogude Liit ka kohe ei lagunenud. sellepärast, et vaata, talle anti ka nagu see aeg, talle anti ka nagu see aeg lihtsalt ära olla, sellepärast, et vaata, see oli nagu noh, jumal on nii õiglane tegelikult, kuidas ta inimestesse suhtub ja sellepärast on see niimoodi, et kui meie noh, kohe ütleme, et jumalast ära taganeme ja noh, kas või üksikisikuna, ega siis jumal meil kohe ei lajata. ta annab meile meeleparandusaega, ta ootab, ta kutsub tagasi ja sellepärast on see nõnda, et nii oli ka Iisraeliga ka, et see läks nagu etapiliselt ja vaata, ja noh, kui Nõukogude Liidust praegu nimetasin, teate, kuidas oli Nõukogude Liidu aeg, täna tulid need meelde, need asjad. no ütleme, et olid komsomoli rongid ja värgid olid, noh, ütleme, Venemaal olid olemas, noh, raudtee oli väga tähtis asi, ehitasid PAM-i ja noh, ütleme, see oli kõik. tuli see, ütleme, Nõukogude Liidu lagunemine, Ulf Ekman tuleb ja ta teeb sellest evangeeliumi kuulutamise rongi, sellest komsomoli rongist. ja sõidab mööda Venemaad ringi ja kuulutab evangeeliumi selle komsomoli rongiga, peatudes jaamast jaama ja kohtades, kus ta käib. ma mäletan sedasi, et ise ma käisin, ütleme, et ühel sellel ajal käisin ühes Moskva hotellis, oli Billy Grahami mingi konverents oli seal, et oli tulemas tema koosolekud, noh, ütleme, need satelliidi kaudu ja olime Võrust ka mõne vennaga seal. ja siis samal ajal selles samas hotellis Ulf Ekman pidas ühte samamoodi oma konverentsi, me olime ühes suures hotellis ja leidsime sedasi, et kuidas need tegelikult need vaimulikud tegevused käisid ja käisid just nagu sellisel moel. ja sellepärast, kallid, nii see on, et kiitus Jumalale, et me näeme sedasi, et vaata, kui see aeg sai mööda ja tegelikult Jumal, noh, ütleme, kinkis sellele riigile ja rahvale nagu ühe sellise uue äratuse ja mis käis ka päris tugevalt üle. ja põhimõtteliselt on nii, sündis uusi kogudusi värke, see on praegusel hetkel Venemaa õnnistus, see on praegusel hetkel Ukraina õnnistus, et üldse on sündinud. ja teate, mis asi on, kui Aamuse raamatut loed, isegi kui Jumal karistab, siis tähendab ka, ta hoolib meist. sest et see on niimoodi, et Jumala karistus on tegelikult on hoolimine. ja meil on vahest nagu valus vaadata, et mõni riik saab no nii peksa, et milles see lugu on. aga tegelikult, kui Jumala sõna loed sedasi, siis on räägitud selle koha pealt, et tegelikult on siin ka üks Jumala armastusmängus, et ta üldse hoolib sinust, et ta tegeleb sinuga. vaata, kui ta selja pöörab, üldse sinuga ei tegele, see on kõige kohutavam asi. ja ta on nii. aga no ütleme, et näed, kui tulen selle esimese Jerobeami juurde ja siis olen siia märkinud sedasi ka, Eeli sugu saab hävingu, no ütleme, et teame seda Samueli aega, noh, algust, eks, Eeli sugu, pojad surevad mõlemad ja samamoodi Eeli soole tuleb lõpp. mõned üksikud jäävad järgi, eks. ja vaata, see riik ja rahvas, kes Jumalat ei teeni, see on määratud hävimisele. ja sellepärast vaata, see on kõige tegelikult, noh, ütleme, olulisem asi Jumala jaoks, et mida see rahvas teeb. kas ta teenib Jumalat või ei teeni Jumalat. ja üldse õeled hävitatakse ja Jumal on õige nendes asjades ja nii, et kiitus Jumalale, et näed, et meie, kes me elame siin selles maailmas, meie vahest vaatame neid paganarahvaid, vaatame neid araablasi ja värke ja tead, nad on vahest õigemad kui meie.
tegelikult lihtsalt oma eluviisides. Nad lihtsalt on. Nad on oma alkoholide koha pealt, nad on oma hooruste koha pealt, nad on abielude koha pealt, nad on paljudes asjades, nende pered ja lapsed ja nad on riietuse koha pealt, on kombekalt riides ja paljude asjadega on nad täiesti ees. Ja kas siis jumal ei saa aru sellest, et kuule, et normaalsed inimesed on? Ja sellepärast on see selline, et meie mõtleme sedasi vahest, et et umbes, et kui meie Jeesust ei usu, et siis on kohe mingi probleem lahti. Ei, jumal on pika meelega. Ja tegelikult on see niimoodi, et ja kui paljudele araablastele Jeesus isiklikult tegelikult ilmub. Sellepärast, et vaata, evangeeliumi kuuluti, et minna ei saa, aga Jeesus saab ise minna. Ja sellepärast on see lihtsalt, on see niimoodi, et vaata, see on see selline küsimus, et meie paneme vahest nagu selle asjaga nagu mööda. Aga sellepärast Jumal näeb, ta teab ise kõiki neid rahvaid ja inimesi ja tegelikult ta ootab, et evangeelium oleks kõikidele rahvastele tegelikult kuulutatud. Ja olgu nii. Aga nüüd, aeg läheb ja ma teen natukese täna veel nüüd sellist, et vaatame neid Iisraeli kuningate lugu. Ma olen endale välja kirjutanud, saan nagu lühemalt rääkida vast. Nüüd on niimoodi, et kui see esimene Jerobeam siis ühesõnaga siis on niimoodi, et tema poeg Nadab, üks poeg seal sureb, eks, aga tema poeg Nadab saab 8 aastaks kuningaks. Siis on nagu see kuskil siin 15. peatükis, kus me saame seda lugeda, 15 ja kuskil 28, Iisraeli kuningas Nadabist on juttu siin. Ja siis juhtub muidugi selline, et juhtub üks selline lugu, et üks paesa, kes seal on, lihtsalt tuleb ja tapab selle Nadabi ka ära. Sest vaata, Jerobeami soo kohta oli seda hävingut räägitud. Ja nüüd on üks paesa, kes tuleb ja tegelikult tuleb, ta on Iskaskari soost, pidas vandenõu tema vastu ja läheb ja tapab siis selle Jerobeami poja ära. Ja nüüd on niisugune lugu, et ja vaata, üks väga selline tõsine salm, mida ma olen ennem ka kõvasti rõhutan täna veel ka, see on see 15:30. Jerobeami pattude pärast, mis ta oli teinud, millega ta Iisraeli oli saatnud pattu tegema, sügava haavamise pärast, millega ta oli avanud issandat Iisraeli jumalat. Vaata, see on nüüd haruldane salm tegelikult, et siin räägitakse nagu ütleme, jumala haavamisest. Sellise sõnaga on eesti keeles pandud või vihastamisest või solvamisest või ärritamisest võib ütelda, aga isegi see haavamine, ma näen sedasi kuidagi väga tabavalt on öeldud. Sest et vahest on niimoodi kuulutatud ja räägitud, et elad patuedelu, et lööd Kristusele neid haavu juurde ja ütleme, et seda on peetud vahest nagu selliseks, väga nõkseks religioosseks, et inimesi nagu hirmutada sellega, et kui sa pattu teed, et siis Jeesusel on valus ja nagu umbes nagu selliselt rääkida, aga me näeme sedasi, et tegelikult siin räägitakse meile sellest, et Jumal oli tegelikult väga haavatud sellest, et tema oma rahvas pöörab talle tegelikult niimoodi selja, ei hooli temast, hakkab mingite vasikatega tegelema ja täiesti mööda paneb selle asjaga. Ja nüüd on niimoodi, et see paesa, ta justkui teeb, ütleme seda nagu, mida Jumal on välja rääkinud, et seda Jerobeami sugu ei jää. Aga teate, ta tapab ära seal selle Jerobeami soo, aga ise elab Jerobeami pattudes. Vaata, vasikaid ta minema ei löö. Ja ta elab ise selles Jerobeami pattudes. Ja põhimõtteliselt on niimoodi, et sõna ütleb väga selgelt, et see on 16:3, kus on niimoodi öeldud sedasi, et ja vaata, sellepärast ma pühin ära paesa ja tema soo. Ja ma talitan sinu sooga nõnda nagu Nebati poja Jerobeami sooga. Tegid teisele, saad ise täpselt seda sama moodi. 7. salm ütleb veel, issanda sõna oli tulnud prohvet Jehu, Anani poja läbi paesa ja tema soo kohta kõige selle kurja pärast, mis ta oli teinud issanda silmis, vihastades teda oma kätetööga, saades nõnda Jerobeami soo sarnaseks, sellepärast, et ta selle oli surmanud. Vaata, ei peaks surmama. Taavet ei surmanud Sauli. Olgugi, et Jumala otsus oli Sauli koha pealt oli kõrvale, eks, ei puutu. Aga kuidas me suudame, vahest on niimoodi, inimestena me tahaksime nagu aidata Jumalat vahest, et me teeme ära, et nagu justkui õige asi, et me läheme. Ei pea tegema, pole meie asi neid asju teha. Ja ütleme, et kui Jumal vahest mõne käsu annab, siis tuleb neid asju teha, ja kuningatele, aga siin on niimoodi, et see paesa võttis ise ja tegelikult ta saab sellise olukorra ise. Ja siis on niimoodi, et ega selle paesalgi see asi kaua ei käi, sellepärast, et siis on niimoodi, et varsti on paesapoeg Eela, kaua see paesa oligi, ütleme, mul ei ole vist siin märgitud, vahet ei ole, kui kaua ta oli, siis on niimoodi, et on tema poeg Eela, siis keegi Simri tapab siis tema poja jälle, kes on mingi sõjavankrite pealik ja hävitab nõnda selle paesasoo. Ja põhimõtteliselt on, teate, kogu sellel ajal, ütleme, valdavalt on niimoodi, et kes on ka tegelikult on omavahel tülis, Juuda ja Iisrael on omavahel tülis.
ja sellepärast ma mõtlen sedasi, et täna nüüd rääkida sedasi, et siin on need sõjad ja tülid on üks rahvas, kõik Jakobi pojad ja tülis kui tülis. Üks kaklemine käib kogu aeg, tegelikult kogu aeg. Ja seda me näeme, et kallid niimoodi, et me näeme siin neid slaavlasi praegusel hetkel, me näeme seda Abrahami järel tuli, et üks ütleb Ibrahim ja teine ütleb Abraham, vahet ei ole sellel, aga ühest isast nad kõik seal tegelikult ja aga vaata, need tülid on tegelikult on siin selles maailmas olemas. Ja sellepärast on nii, et ma räägin sedasi, et ärme oleme täna siin mingisugused kivide viskajad kellegile. Kes on ilma patutud, et olgu esimene viskamine, nagu Jeesus ütles. Võta, elu ongi siin selles maailmas nõnda, et me vahest nagu süüdistame nagu ise teisi, naerame teisi välja. Teate, seda, millest sa teise välja naerad, sul on väga suur oht, et sellise olukorda sa ise tegelikult varsti satud. Ja sellepärast on see nii, et ärme teeme neid rumalaid lugusid nagu selliselt. Ja sellepärast täna me lihtsalt oleme nagu vaatamas nagu ühte pilti, Eesti rahva jaoks, Iisraeli pilti, et kuidas meie tegelikult ei eksiks nendes asjades. Ja sellepärast aidaku Jumal, et me ei naeruvääristaks ühtegi meie, ütleme, kõiki neid presidenti ja peaministrit, kes meil on olnud esimese vabariigi ajal, nüüd teisel ajal, vahet ei ole. Need, kes välja naeravad, ega nad pole ise targemaks saanud, sest et vaata, sa nagu teed seda nagu iseendale. Ja sellepärast pigem on niimoodi, et leida põhjust, et austada neid ja olla tänulik igaühest, kes midagi on nagu teinud üldse. Et me selle koha peal oleme, kus me oleme. Ja nii ta on. Aga ütleme, et seal see Simri, tead see Simri, kes seal ühesõnaga kõrvaldas selle poes ära, või selle eela ära. Ta saigi see 7 päeva olla kuningas ja sellepärast ma tema koha pealt ei saanudki kirjutada, et ta Jeroboami pattudes elas. Ütleme, et veel nii ruttu läks seda kuninga aeg mööda. 7 päeva ja enam ei ole. Rahvas tõstab järgmisel hetkel, tõstab kuningaks ühe mehe, kelle nimi on Omri. Aga alguses on niimoodi, et mitte kõik. Parlament läks pooleks ja osad tõstsid Tibni ja teised olid Omri poolt. Omri sai tugevamaks ja saigi valitsema ja Omri sai siis valitseda 12 aastat. Ja sellepärast on see niimoodi, et aga mis see Omri tegi? See Omri käis samamoodi, käis ikkagi Jeroboami pattudes 1625 ja tegi rohkem seda veel, kui enne teda oli tehtud, käis nendel teedel. Et see patt süveneb ja need asjad lähevad sellised edasi. Kes oli Omri poeg? Mõni vast teab, ühe A-tähega kuningas Ahab oli Omri poeg. Võta Ahabist ma ei hakkagi rääkima, Ahabit me teame küll. Seal Eelia lood ja kõik need värgid, see meil ju selge, et kuidas need lood käisid, eks. Ja mida Ahab tegi, eks, Jeroboami pattu ikka tegi, tegi muid asju ka veel sinna juurde. Ja niimoodi. Aga teate, kui võimas prohvet oli Ahabi ajal, eks, Eelia oli sellel ajal. Ja kuidas, ütleme, Ahabile anti seal ka paar korda neid süürlasi võita ja me teame seda Naboti poja lugu ja kõike, mida Ahab tegi, eks. Ja niimoodi, ja siis lõpuks on üks juhuslik nool, mis tapab ka Ahabi. Ja siis on niimoodi, et pärast seda Ahabit saab tema poeg Ahasja, saab 8 aastaks kuningaks ja samamoodi teenib Baali ja elab oma isa Jeroboami pattudes, ütleme isa pattudes ja siis veel ka ikka selle esimese Jeroboami pattudes. Ta kukub aknast välja ja Eeli käest minnakse nagu uurima, küsima, nad tahtsid küll mujalt minna nende Baalide käest küsima, et kas see kuningas terveks saab või saagi. Eeli ütles, kuule, lähete ebajumalate käest küsima ja vaata, sellepärast see Ahasja sureb ka. Ja siis saab kuningaks Ahasja poeg, tema sai ainult see olla 2 aastat, saab tema poeg Jooram. Ja tead, ma ütlen jälle, vaata Jooramiga on ka selline nagu, kes viitsib piiblit lugeda, ma täna muidugi lugesin tunde, sellepärast ma võin rääkida. Sest et lugu on selles, et ka Joorameid oli 2. Ütleme, et oli, Juudel oli Jooram ja teisel oli see. Ja ütleme, et sellepärast on niimoodi, et kui lihtsalt väga kergelt piiblit lugeda, sassi lähed selle asjaga. Sul on kõik nad sassis, ei saa näpu alt võtta. Edasi-tagasi lugema, siis saad midagi kätte. Ja nii. Ja siis on niimoodi, et see Jooram on 12 aastat, ta teeb midagi head, ta kõrvaldab Baale, aga Jeroboami patud jäävad ja vaata, siis on see selline, ütleme, lugu, et seal on selline lugu, et prohvet ütleb sedasi, kuule, siin on juba Eliisaga, kellega on siis ka juba tegu, ütleb sedasi, et kuule, et sa oled mulle, Jooram, oled 0. Aga Joosafati pärast ma profeteerin, sest nad lähevad tegelikult Moabide vastu sõtta ja Jumal kingib selle nendele ka võidu. Ja sellepärast, kallid, see lugu on nüüd selline, et muidugi see Moabide üle ütleme, võit ja kuidas see sõda lõpeb. Teate, seal see Moabi kuningas ohverdab oma poja lõpuks, et nagu seda sõda lõpetada. Ja teate, üks raske koht, millest ma siiski ka mööda praegusel hetkel ei saa minna.
teate, need asjad sünnivad praegu ka. Kui palju tegelikult sõdureid ohverdatakse asjatult. Lükatatakse mõttetusse sõdadesse, mõttetutesse kohtadesse, mõttetutesse lahingutesse, kus on kindel surm. Tuuakse lihtsalt, võiks ütelda niimoodi lihtsalt ohvriks. Ega need ohvrid alati niimoodi absoluutselt vaja ei ole. Targad juhid niimoodi tegema ei pea. Seal on vahest on see, no mis iganes on see selline lugu, tead. Et see meetod on ju selline ka, et kes vahest kuskil vastu hakkab, et siis saada mees rindele, et küll ta seal surma saab. Et lihtsalt kõrvaldada inimesi, lihtsalt sellisel moel. Et nagu hirmutada seal, meie kallis Taavet, ta tegi Uuriaga täpselt samamoodi. Meil kirjataskud, saatke ta sinna kohta, kus kindla peal surma saab. Et mul on sellest kangelasest juba kõrini, tead, eks. Et ma tahan, naise lõin üle ja ma tahan lihtsalt lahti saada. Kallid, see maailm on täpselt samasugune. Ja sellepärast me elame tegelikult päris koledas maailmas, kus ütleme, tehakse koledaid asju. Ja ütleme, ja arvad sa, et neid asju siis meile räägitakse, niimoodi nagu päriselt. Ja nad räägivad asjad ilusaks. Nad räägivad ilusaks ja sellest me kuulame mingisuguseid uudiseid, mis sünnib rinnetel, mis sünnib kohtadel, mis sünnib nõupidamistel. Tegelikult meil ei räägita pooli asjugi. Sellepärast, et seda ei sobi rääkida. Sest vaata, need pimeduse teod, need ei sobi nagu rääkida. Ja sellepärast on see niimoodi, et lihtsalt kohutav on tegelikult, kui nende asjade peale vahest nagu niimoodi mõelda. Aga nüüd on niimoodi, et sellel ajal, kallid, Iisraeli riik, kes elab Jerobeami pattudes, Jumal annab nendele väga hea prohveti tegelikult Eliisa. Annab Eliisa. Teate, Jumal armastab ka langenud rahvaid, Jumal armastab Eestimaad ka. Ja ta annab Eliisa, ta on sõdade nõuandja. Vaata, kui Süüria kuningas tuleb, Eliisa ütleb ära, sealt tuleb, annab neid asju, on niimoodi. On Samaaria piiramine. Ta on selles piiramisrõngas on Eliisa samamoodi. Sest et kuningas ütleb, vaata, seal on isegi üks siuke huvitav asi, et seal on selline, et ei taheta nagu isegi kuninga nime nagu välja ütelda, vaata, on üks lõik kuningate raamatus, kus ei räägita, et kes see Samaarias sellel hetkel kuningas oli ja kui need lood seal on niimoodi. Nähtavasti oli see Jooram. Ma püüdsin nagu seda rida välja ajada, et Jehu vahetas selle Joorami välja ühel hetkel, eks. Aga ütleme, vahepeal isegi nagu, need nimed on nagu kadunud ära, isegi kuninga nimed. Aga Eliisa on tegelikult seal. Ütleb, et kuule, homme saab süüa. Jumal laseb kõik need suured Süüria sõjavägedel seal põgeneda ja kõik need asjad tegelikult nagu sünnivad, eks. Ja sellepärast on niimoodi, et vaata, et isegi nendel aegadel on niimoodi, et vaata sellistes olukordades Jumal nagu hoolitseb selle eest, et on need, kes ta sõna nagu jagavad. Aga nüüd ütleme, lähemegi sealt Jooramist siis juba edasi, lähme Jehuni. Ja see on teise kuningate 9. peatükis on juba. Jehus tuleb siis Joorami asemele, Jehu peab, üldiselt ka tapab Joorami, Jehu hävitab ka Ahabi soo, Jehu peab Isebeliga tegema seal 1-0. Kõik need asjad tegelikult ta korraldab ja Jehu isegi tapab Juuda kuninga Ahasja, Juudast me täna eriti ei räägi, lihtsalt nagu nimetan, et Jehul oli kuidagi selline väga selline huvitav roll, mida Jumal tal oli tegelikult andnud, sellepärast, et seal oli väga selgelt oli juba, ütleme, Eelial oli antud juba käsk, et Jehu tuleb võida kuningaks, eks, ja Süüria kuningaid ja kõike see pidi, Eelia ka võidma. Kõike Eelia ise ei teinud, tegid ta abilised. Aga nüüd on nii, et Jehu teeb lõppu millele? Ta teeb lõppu Baali teenimisele, aga jääb ise Jerobeami pattudesse, see on teise kuningate 10, 28, 32. Sellel ajal Iisrael hakkab vähenema. Vaata, juhtub selline asi. Kas meie rahvas kasvab praegu? Kas tehakse koole juurde ja? Ei, koole pannakse kinni, lapse sünnib vähem. Eks, vaata, me oleme praegu vähenemise protsessis. Lihtsalt on niimoodi, et kas me tahame või tahame, peame vahest nagu sellele tõele nagu näkku vaatama, et me näeme sedasi, et Jehu valitses 28 aastat, aga sellel ajal on öeldud sedasi, et Iisrael hakkas vähenema. See on niimoodi, et vaata, see on niimoodi need sünnid, surmad, ütleme, mida meie ka praegusel ajal kokku loeme, ja see on selline, ütleme, see näitab. Ja põhimõtteliselt, siin olengi just selle kirjutanud, et vähe on need ideaalseid kuningaid. Ütleme, et Jehu täitis ka neid Jumalalt antud ülesandeid. Ja nagu ütlesingi, et ärme ka praegusel hetkel otsi neid ideaalseid, pole neid olemas. Ise ka pole ideaalne. Siin ütleme, et meil ei ole mõtet nagu tegelikult nagu sellist mängu nagu mängida. Ja sellepärast täna nii nagu siin juba ülistuse ajal jutuks tuli. Meil on üks ideaal,
ja see on meie kuningate kuningas, isandate isand, meie Jeesus Kristus. see on üks ideaal, kuhu üldse vaadata. ja teised kõik jäävad lihtsalt kõrvale ja mitte midagi teha ei ole. ja sellepärast, kes püüab näidata ennast, et ta mingisugune püha on, pole ta tühjagi mingisugune püha. Sellepärast, et see on ainult üks selline, kuidas ütelda, üks niisugune pettuse mäng, kui me seda püha nägugi püüame teha. ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me ei oleks kiviviskajad. ja kui sul peaks mõni kivi käes olema, panne see parem maha. sellepärast, et ei ole mõtet tegelikult nagu selle asjaga tegeleda, sellepärast, et muidu need kivid lendavad meie endi suunas ka. ja sellepärast lihtsalt aidaku meid Jumal selle koha pealt. No nii, nüüd Jehu sai päris kaua, need 28 aastat sai olla kuningas. ja siis on teise kuningate 13. peatükis saab kuningaks, saab Johas, Jehu poeg. ja ta valitseb Samaarias 17 aastat, käib Jerobeami pattudes, Jumal valab oma viha Süüria kuninga kaudu nende peale, Johas palvetab, nagu ta, ütleme, et selle Süüria viha saab tunda. ja Jumal kuuleb seda palvet ja leevendab tegelikult seda olukorda ka. aga see Jerobeami patt jääb ja ka Aserate teenimine tegelikult jääb. ja teate, üks huvitav asi on niimoodi, et sellel ajal, vaata, noh, ütleme, et nagu natukese nagu mõista nagu neid lugusid, kuidas riikidel ja rahvastel käib. Loeme seda kohta niimoodi, et ka praegusel ajal nagu mõista, mida üksteise käest vahepeal nagu nõutakse. see on siis teise kuningate 13 ja siis salmid 10-13, kus me võime lugeda. teise kuningate 13, 10-13. ei, siin ei tule selle koha pealt, ei tule välja. mul on midagi vist on natuke viltu, ei, võtsin vale koha. 13-6, mis ma tahtsin vist ütelda, eks. Ei tea, ma olen märkinud, vist olen mööda märkinud, aga ma räägin selle mõtte ära. Siin on niimoodi, et kus koha peal siin on öeldud, aga see on igal juhul olemas, leiad üles, kui natuke otsid. Vaata, ei, siin on 7. salm, nüüd sain kätte. Väga hea, nüüd ärkasid üles, kui natuke jutt takerdub. Kas kõik on üleval? Nii, nüüd kuulame. Kuid Johasel ei olnud jäetudki rohkem rahvast kui 50 ratsanikku, 10 sõjavankrit ja 10 000 jalameest, sest Süüria kuningas oli muud hukanud ja teinud otse rehe tolmuks. Ja vaata, siin oli niimoodi, et Süüria kuningas otsustas Iisraeli sõjaväevõlga. Ütles, et teile käib 10 vankrit küll, 50 ratsanikku ka ja jalamehi luban 10 000. Aga mis on praegusel hetkel? Palju tohib Iraanis olla, palju kuskil tohib olla ja palju Ukrainas tohib olla, kõik vaata nagu niisugused omad niisugused ütlemised on ja teiste riikide poolt, aga see on ikka olnud niimoodi, et naaber ütleb, et palju sul tegelikult olla võib. Ja siin sellel hetkel on niimoodi, et ja vaata, sellepärast meil on hea rääkida. Tegu on Jumala rahvaga, Iisraeli rahvaga. Vaata, kui see käiks mingi teiste peal, teate, Jumal tegi kõik tegelikult oma rahva peal meile nagu sellise, no kuidas ütelda, selle pildi nagu ette. Ja sellepärast on see nõnda, et kallid, olgu see nõnda, et me nagu näeksime sedasi, et see, mis sünnib esmalt, ütleme, juudile, see sünnib ka kreeklasele ja see sünnib ka eestlasele. Ja see on täpselt niimoodi, mis meile lubatakse. Meie vahest mõtleme, et palju meie võime, aga vahest teised ütlevad palju, mida me võime ja palju tohib või ei tohi. Ja lihtsalt põnev on tegelikult piiblit lugeda. Ja üks asi on siis veel, kallid usuinimesed ja kes te usute sedasi, et alati saab terve olla. Olge terved, aga 13-14 on öeldud sedasi, et Elisa jäi haigeks ja siis juhtub niimoodi, et ja ta haigestub ja ta tegelikult on niimoodi, et ta sureb. Siis on niimoodi, et 20 salm ütleb siin 13-20, et Elisa suri ja ta maeti. Ja siis on niimoodi, et ta luud küll äratasid üles seal ühe, kes siin hauda visati, hiljem sedasi ka. Aga kui ta oli siis haigestunud, tõppe, millest ta suri, siis tuli Iisraeli kuningas Joas tema juurde ja nuttis ja ütleme see Joas seal nende nooltega lööb 3 korda ja ma ei hakka seda rääkima, aga lihtsalt tuletan praegusel hetkel nagu meelde sedasi, et ka niimoodi on, et see maine telkune kistakse niimoodi maha, haiguse poolt kistakse maha. Ja sellepärast on see niimoodi, ta oli suur tegelikult Jumala prohvet. Ta tegi topelt rohkem imetegusid, kui tegi Eelia, eks? No ja nagu
pastor Dmitri ütles, et see viimane imetegu oligi see, et tema surnuluud äratasid veel surnu üles, et siis sai täpselt topelt rohkem, kui eile tegi. et see sündis peale Elisa surma veel see imetegu. ja sellepärast, kallid, võtame täitsa rahulikult kõiki neid asju, ei ole mitte mingisugust asja, siin selles maailmas me elame. ja sellepärast ei ole selles mõttes, ei ole haigus ka häbi asi. sellepärast, et issand Jeesus võttis kõik haigused enese peale ja ta kandis ka seda häbi asja. ja sellepärast on see nii, et oleme ka nende kohtade pealt vaba. sest et vahest me paneme nagu kraavi nende asjadega, nõudes üksteise käes seda tervist ja asja. no jumal tuleb, ütleb iskjale, tead, sa pead surema, sa ei saa terveks. Nad käivad ju küsimas Jumala käest, et kas saad. ja selles mõttes, teate, kallid, oma haiguse koha pealt alati küsi ise, et kas saab või ei saa. ja küll Jumal sulle vastab. ja sul ei ole vaja mängida usekongelast, kui Jumal ütleb, et sul päeva ei ole, siis valmista ennast, et võiksid minna, sellepärast et see telkone jääb maha ja selles ei ole mitte mingisugust, võiks ütelda, probleemi. uus ihu antakse meile kõikidele, kes me issand omad oleme ja sellepärast on see niimoodi, et see kõik on üks silmapiltne kerge viletsus, millest me tegelikult läbi läheme. ja sellepärast pigem on niimoodi, et tuleb usus tegelikult püsida. ja see on see kõige tähtsam asi. ja nüüd vaata, kus kohta me tegelikult nüüd välja jõudsime. me jõudsime ühte huvitavasse kohta välja. kui see Liisa siin juba ka sureb, siis tuleb, vaata nüüd, see on 14. peatükk ja 23 salm. ja nüüd tuleb, kellest me algasime alguses Aamose raamatust, tuleb see, mina olen nimetanud see Jerobeam 2, Iisraeli kuningas Jerobeam, kes valitses 41 aastat. ja ta käis muidugi Jerobeami pattudes, 14:24 on, ta tegi kurja issanda silmis, ei loobunud. aga mis on räägitud, väga huvitav on tähele panna, et ta võttis tagasi näiteks 25 salmis Iisraeli maa-ala alates Amati teelahkmest ja siis Iisraeli Jumala sõna kohaselt, mille oli rääkinud ta siis oma sulase prohvet Joona läbi. et vaata, see, ta valitses ja ütleme, et ta elas nendes pattudes, aga Jumal tarvitas teda ka. ja selles ma täna ütlen sedasi, Jumal tarvitab praegu neid kuningaid ka, kes elavad nendes Jerobeami pattudes, kes elavad ja teenivad teisi jumalaid, kes teenivad ebajumalaid, kes küsivad nõidade käest abi. no ütleme sellepärast, et nad ei küsi alati Jumala käest, kutsuvad need suured igasugused kohale, et need ennustaksid ja räägiksid nendest asjadest. aga me näeme, et Jumal tarvitas seda ka. ja siis on nii, et ja siis ütleme, et see, saage nüüd aru sedasi, et see teine Jerobeam tegelikult sai elada oma elu ja täita neid asju tegelikult, mis oli vaja. no pärast teda tuleb tema poeg Sakarja, väga ilusta nimedega tegelikult, Jerobeam selle teise poeg, ma nimetan praegusel hetkel, kes on küll kuus kuud ainult kuningas, keegi Sallum teda tapab ja teate, siis on üks huvitav asi on veel, et vaata 15:12 ütlen ühe sellise salmi ka. nõnda läks täide issanda sõna, mida ta oli rääkinud Jehule, öeldes, et sinu pojad istuvad Iisraeli aujärjel 4. põlveni ja see sündis nõnda. nüüd oli niimoodi, et 4 põlve neid Jehu poekasid sai olla ja siis oli nendega oli siis nagu lõpetatud. ja sellepärast, kallid, Jumala sõna läheb kõik täide. ma täna proovisin üles otsida tegelikult oma niisuguseid prohveteeringuid ja asju, mida siin aegade jooksul vahepeal kogusin, ja juba ammu kogusin, ütleme aastaid tagasi isegi, ja ei leidnud nagu seda kogumikku nagu üles, püüan veel nagu otsida, sest et vaata, need sõnad, mida tegelikult on räägitud, need täituvad. ja see on väga tähtis tegelikult tähele panna seda, mida on räägitud. mitte kõik, osad ajavad need võib-olla selliseid jutte ka, mis nagu omast ajavad, aga see, mida Jumal on rääkinud, me peame nagu vaimus ära tundma, et mis on nagu see, mis on nagu Jumala käest tulnud sõna. ja siin me näeme seda järjest, et vaata, mida Jumal oli rääkinud, need asjad kõik tegelikult väga täituvad. ja siis on niimoodi, et see Sallum on siis see, kes tapab siis selle Sakarja ära, Sallum on 1 kuu siis samuti selleks kuningaks ja tema kohta ka me ei saa lugeda, et Jerobeami pattude selles kuu ajal need uudised nii palju välja ei tulnud, et see kirja nagu läheks. ja tema tapab omakorda veel Menahem ja siis on niimoodi, ja Menahem peab jälle Assuri kuningale hakkama maksma 1000 talenti hõbedat, korjab siis rikastelt seda kokku nagu selliselt. pärast seda tuleb Pekahja, kes on 2 aastat, elab jälle Jerobeami pattudes, üks vankrisõdur tapab lihtsalt teda ära ja on 20 aastat ise siis selleks kuningaks, Pekah oli see vankrisõdur, Pekahja oli alguses kuningas, pärast on see selline.
ja teate, Iisraeli riigi viimane kuningas oli Hoosia. Ei ole nagu prohveti nimega, aga no see oli kuningas Hoosia. Ja noh, tema, ütleme, oli seal siis Eela poeg, eks veel, ja siis on niimoodi, samamoodi oli selline, ta tappis ka Pekahi. Ja teate nüüd lugu selles, vaata siin on, ma olen kunagi loobusin rääkimast neid tapmise lugusid. See on nii kole lugeda seda Iisraelit, ma loen parem juuda ajalugu on palju parem lugeda piiblist. Aga täna ma rääkisin põhimõtteliselt kiiresti selle Iisraeli ajal ära. Aga teate, mis lugu on? Praegusel ajal ei tapeta niimoodi, et päris kõri kallale igal ühele minnakse, osad tapetakse ka ära. Aga valimistega tapetakse ära, valetamistega tapetakse ära, lihtsalt sellega ja niimoodi tallatakse. Valesüüdistustega tapetakse ära, antakse kohtu alla, süüdistatakse. No mis siis, et vale, aga peas, et saaks lahti sellest inimesest, eks. Ja no ütleme, aga jumala ees on see täpselt see sama. Mitte mingisugust vahet ei ole. Me elame, võiks ütelda, natukese nagu selles teistsuses olukorras, aga mina ütlen sedasi, et kui ütleme, tehakse valimistega valet, siis see on jumala eest täpselt seesama, kui teise kõri kallal olid. Sest nad võtavad lihtsalt kohtade pealt inimesi niimoodi maha. Ja sellepärast, aga Hoosia on selline, ta on 9 aastat lõpuks kuningas, ta teeb pattu teistest kuningatest vähem, 17.2 on tema kohta seda öeldud, ja Hoosia 9. aastal viiakse Assuri kuninga poolt siis rahvas asumisele, et see asi lõpeb. Ja nüüd, ma ei tea, 55 minutit, aga loeme selle lõpu siiski 17. peatükist, mõned põhjused ka veel ära, siis oleme selle jutu enam-vähem ära rääkinud. 17, 7 ja 10. Mille pärast Iisraeli riik lõpeb? See sündis sellepärast, et Iisraeli lapsed olid pattu teinud issand oma jumala vastu, kes oli nad ära toonud Egiptuse maalt Vaaro Egiptuse kuninga käe alt, ja et nad kartsid teisi jumalaid, mitte taevajumalat. Ja et nad käisid rahvaste kommete järgi. Vaata, meil on ka kergesti läheme nagu rahvaste kommete järgi. Vaata, ütleme, Rooma riik pistis, ütleme, kristlikud ja paganlikud kombed kokku. Ja kristlased elavad paljudes paganate kommates. No lihtsalt lükati kokku. Tead, nii kaua, kui Rooma riik kiusas kristlasi taga, oli kergem. Kristlane oli kristlane, pagan oli pagan. Noh, oli vahel. Aga siis, kui tehti see supp kokku, siis on niimoodi, et sellepärast on see kristluse ja paganluse värgid on niimoodi läbi põimunud ja elatakse sellist elu. Aga jumalale ei meeldinud seda, et nende paganate kommete tühiselt esivanematelt päritud eluviisidest tuleb vabaneda. Nad käisid nende rahvaste kommete järgi, keda issand oli ära jäänud Iisraeli laste eest. Iisraeli kuningate kommete järgi, mida nad olid sisse toonud. Kuningad käivad sisse toomas neid asju. Teate, ma olin nagu omamoodi olin kurb, ma vaatasin, et Venemaa ja Hiina tegid sõprust ja siis oli nüüd üks, Hiina uusaasta pidu, see on ju omal lohede ja värkidega, nagu see vahest on. No Moskva oli sedasi korraks neid lohesid täis. No miks peavad seal need lohed olema? Need olgu seal Hiinas, kui nendel seal need on niimoodi, no ei pea olema, aga tuuakse sisse. No see on nagu sõpruse tegemise nimel aga me oleme sõpruse nimel, toome ükstapuha need värvilised lipud sisse, toome need kombed sisse. Aga jumalale ei meeldi need kombed. No elage normaalselt, elage nende kommete järgi, mis on omal rahval ja isegi nendest tuleb osadest loobuda. Ja nii ongi niimoodi. Ja siis on niimoodi, et siin läheb üsna pikalt tegelikult see terve see lugu siin läheb sedasi, et kuidas nad olid ehitanud neid ohvrikünkad igasse linna, püstitanud neid sambaid ja viljakustulpu iga künkali halja puu alla ja meil on ka need, Rakveres on see veis pandud ja meil on siin Roosisaarel see viljakuse tulp püsti pandud ja mina õnneks kõiki neid jamasid ei tea, mis siin Eestimaal on tehtud, aga need on küllaga tehtud. No Munamaale lähed ka, siis vaatad, need puuslikud on püsti pandud. No on neid seal vaja, nõukogude ajal sai käia niimoodi, et neid ei olnud seal, eks. Ja oligi niimoodi, aga praegu on ikka vaja midagi püsti panna kuskile, et siis on nagu midagi olemas. Aga jumalale need ei meeldi ja siis olid ja nad olid teinud neid kurji asju issanda vihastamiseks. Nad olid teeninud ebajumalaid 12 salm. Siis nad prohvetid tulevad ja ütlevad, pöörduge ära kurjade teedelt aga 14 salm, nad ei kuulanud, nad ei uskunud issandasse jumalasi. Nad põlgasid issandasse seadusi, põlgasid hoiatusi, käisid tühjuse järel. Ja siis 16 salm, nad ülgasid kõik issanda jumala käsud ja valmistasid endile, vaata, mina ütlesin, 3 käsku ülgasid. Aga siin on öeldud, nad ülgasid kõik oma issanda käsud ja valmistasid endale valatud kujud, 2 vasikat ning nad valmistasid aserakuju, kummardasid kõiki taevavägesid ja teenisid paali. Nad laskisid oma poegi ja tütreid tulest läbi käia. Nad küsitlesid ennustajaid ja toimetasid nõidust ja müüsid endid kurja tegema issanda silmis temale vihastamiseks. Ja sellepärast vaata, ma olen niimoodi laulatuste aegadel, mul on siin tadetud ka, no laulatus, paneme küünlad 2 poole põlemad, et siis noorpal tuleb.
minul on see niisugune, mul tuleb, see on tulest läbikäimine. no ma ütlesin, et ei, no altari peal võib tuli olla, pange küünlad sinna põlema, aga tulest meie läbi ei käi. Et see on niisugune, et vaata, kui mul on, tekib kohe nagu need seos nendes asjades, et no neid kombeid ei ole vaja, me teeme palju niisugust jama. Kristlased loobivad oma riise ja värke, tead, ja umbes sedasi, et kui laulatus ära, viskavad peoga sulle riisi. no mis õnne viskamine see käib, tead, eks, selle riisiga, no kus kohast me seda loeme, need on rahvaste kombed. Tead, ja nii kaua, kui need riisiviskajad elavad kuskil niimoodi, siis elagu nemad. Aga issand tahab, et me teda armastaksime ja teeniksime teda. Ja 17 siis 39 on selline lõppsõna, millega lõpetan ja siin tuleb aamen. Vaid kartke issandat oma Jumalat, siis ta päästab kõigi teie vaenlaste käest. Aamen.